Ümmarguselt tund aega sõitu Tallinnast ja olemegi jõudnud Rakveresse, kus juba aastaid, kui mitte öelda, et aastakümneid on inimesed käinud nautimas näiteks spa-mõnusid, on harinud ennast kultuuriliselt Rakvere teatris või avastanud enda jaoks keskaegset arhitektuuri, seda siis kuulsas Rakvere linnuses. Kuid nüüd juba 3 kuud on siin võimalik panna ennast proovile ja äratada endas ka üks tõeline vormeline talent, sest et siin on avatud üks uus põnev keskus, milleks on Rakvere Aquakart. Ja võiks ju arvata, et kuivõrd tegemist on ikkagi motokeskusega, siis peaks ikka olema korralik selline bensiiniais õhus ja ka mootorimürin, aga tegelikult kui kuulata tähelepanelikult ja silmad kinni panna, siis tekib tunne, nagu oleksid sattunud suvisel keskööl Kesselaiule sääseparve keskele. Sest et siin on tegemist uute elektrikartidega ja üleüldse kogu see tehnoloogia on nii värske, et juba kutsub endaga lähemalt tutvust tegema. No kõik ju teavad seda, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja omal nahal kogemine on üldse hindamatu väärtusega. Nii ka meie. Oleme kaasa võtnud ühe mehe, kes proovib siis täna selle raja läbi. Mõned ütlevad tema kohta, et tema sündis juba külg ees. Mõned aga väidavad, et tema soontes voolab puhas kütus. Siin ta on. Kas te tõesti arvasite, et me oleme nii rikas saade, et me kutsume siia päris tiigi? Ei, sugugi mitte. Aga selle võrra suurem rõõm on mul endal proovida see kart ära. Nii et kindad kätte ja hakkame kimama. Rooli peal on 2 nuppu. Vasakpoolne nupp on tagurpidi käik. Kui seda peal hoiad ja samal ajal gaasi vajutad, siis saab tagurdada. Proovi. Aha, väga hea. Ja parempoolne nupp on boosti nupp. Sa pead peal hoidma. Rooli peal jookseb roheline riba, mis näitab, palju sul seda järgi on. Iga ringi kohta saad kasutada 4 sekundit. Kui ei saa tagurdamisega hakkama, siis tõsta käsi püsti, tule näitan. Selge. No mulle sa tegid praegu väga sellise kiire koolituse, aga tegelikult te siin ju pakute ikkagi korralikke koolituspakette mitte ainult eraisikutele, vaid ka lausa firmadele, on ju? Just. Ja nende raames siis õpetatakse põhimõtteliselt ka see inimene, kes pole kunagi karti näinud isegi elus, et õpetatakse ka see sõitma, jah? Kõigile teeme selgeks. Okei. Ütleme siis niimoodi, et lühem jutt ja pikem samm või vastupidi, kuidas see nüüd käis, ma ei mäletagi. Igatahes prooviks nüüd sõita. Proovime. No teeme siis soojendusringi ära. Õpime masinat lähemalt tundma ja siis proovime. Väga kummaline on tõesti see, et ei ole seda mootori häält. No ma tunnistan ausalt üles, et tõeline elamus ja väga-väga vinge. Ma nüüd sõitsin selle kardiga ringi natukene ja mul tuli meelde, et ma hiljuti sai mul siin golfi mängitud koos David Coulthardi ja Mika Häkkineniga. Ja jutu sees, nagu ikka, mehed räägivad, et mida võiks nagu elus veel midagi proovida ja nii edasi. Ja siis mõlema suust tuli välja selline tõde, et vormelisõit on küll väga lahe, aga mida nad igatsevad on see, et nad ei saa ju selge ees sõita. Seal ei ole tagurpidi käiku. Mis arvad, kui teeks esmakordselt maailma ajaloos tõenäoliselt, ehk siis Eesti on jälle millegiga esimene maailmas, et sõidame ühe ringi tagurpidi läbi, ehk siis teeme asja, mida ei ole saanud teha ei Michael Schumacher, ei Kimi Räikkönen ega Mika Häkkinen ega David Coulthard ja võib-olla ka Kalle Rovanpera mitte. Tohib ikka, jah? Proovime. No nii. Tagurpidi käik on meeles. Tagurpidi käik on, jah. No vaadates kiirust siis, aga ma sõitsingi põhimõtteliselt tagurpidi. Nii. No aga paneme minema. Ma ei mäleta küll peast seda rada. Päris hea. Niimoodi on õige kardiga sõita. Ei ole mingit kiiret ega midagi. Ei ole mingit ohtu. Ja mis kõige tähtsam? Esmakordne värk terves maailmas.
täitsa korras värk. Näe, ja finiš paistab. Kolmas silm näeb finišit praegu kukla peal. No nii, tõepoolest siis esmakordselt maailmaalas on siin Rakveres akvakaardi rajal sõidetud võistlusring tagurpidi. Aeg tuli parem, kui isegi edaspidi sõita ja nüüd, kui kokku võtta see kaardielamus, siis tõepoolest sellega sõita tegelikult peale korralikku koolitust on väga lihtne, nii et ka lapsed saavad sellega hakkama. Seda enam, et siin pakutakse koolitusi ka lastele ja on võimalik pidada ka laste sünnipäevi. Nii et tasub tulla ja äratada endas ellu see tõeline F1 talent.